No vaadake, milline käkk, täielik käkk. Nagu ma ministrile küsimuse esitamise ajal ka ütlesin, kogu tema jutt, millega ta meile seda eelnõud müüb, on ju vale otsa. Ja vale on see, et tööandjatel ei ole kuskilt töötajaid võtta. Tänase päeva seisuga 46 000 inimest on Eestis tööd otsimas, on töötud. Vale on see, et need inimesed, kes meile siia tulevad, et need saavad mingisugust head palka, ei saa. Nad saavad 80% keskmisest palgast ehk tegelikult väikest palka, madalamat palka. Vale on see, et see kuidagi Eesti majandust edendab. Vale on see, et see kuidagi suurendab riigieelarve laekumisi. Kõik on vale, kõik on vale. Küll aga on selge muu maailma kogemusest ja ka Eesti enda kogemusest, et taoline tööjõu massiline sissevedamine viib alla kohalike inimeste palgad, teeb majanduse vähem konkurentsivõimeliseks välisturul, sest et ta võtab ära tööandjatelt ehk ettevõtetelt vajaduse pingutada innovatsiooni, tootlikkuse kasvu ja investeeringutega. Ehk siis see on Eesti lükkamine sellesse odava, madala tootlikkusega majanduse lõksu. Ja mitte kunagi ei hakka me saama paremaid palkasid, ei saa 15 rikkama hulka kogu seda asja, mitte kunagi. Sest et me kogu aeg valame peale nii-öelda odavat lahendust oma majandusele. Ja kannatajaks on Eesti inimesed. Mida toob immigratsioon, massiimmigratsioon? Ja kui me võtame need numbrid ette, siis ka need numbrid olid siin meile songleeriti valede numbritega. Mida toob massiimmigratsioon ühiskonnale? Toob palgalangust, seda me oleme siin korduvalt rääkinud, toob kõikide muude kulude kasvu siinsele elanikkonnale. Üüripinnad hakkavad kallimaks minema, kinnisvara ost hakkab kallimaks minema, kuritegevus hakkab kasvama, siis turvalisuse tagamise kulud kasvavad riigile, sotsiaalkulud hakkavad kasvama, ehk siis see senine maksupott, mida kohalikud inimesed endale avalike teenuste saamiseks jagasid, see saab kiiremini tühjaks, sinna on kas rohkem vaja peale valada või on vaja vähem sealt võtma hakata kohalike inimestel. Seda kõike teeb massiimmigratsioon. Ja on üks asi veel, millest vähe räägitakse, aga mis on Eesti puhul ju ilmne, ja see on siis Eesti rahva positsiooni ja eesti keele positsiooni halvenemine meie kodumaal. Kui me kõik mäletame, kes me natukenegi oleme üle keskea, mäletame seda, mis toimus nõukogude ajal, kui kogu aeg tööjõudu oli juurde vaja, meil on tööjõudu, meil on asju, mida on vaja ehitada, meil tuleb töökäsi on puudus nii kolhoosis kui Dvigateli tehases, siis tänapäeval põhimõtteliselt retoorika on ju sama. Ja tulemuseks oli see, et meil on terved piirkonnad Eestis, kus eestlased on vähemuses, Ida-Virumaal. Meil on pealinn Tallinn, kus eestlased on veel mõni aasta tagasi oli meid üle poole, nüüd on alla poole ja vene keel laiutab igal pool. Sest küsimus, millele minister ei vastanud, et kust need spetsialistid siis tulevad, loodame, et mitte Süüriast või Afganistanist, aga sealt tuleb neid ka, aga tuleb ka Kõrgõzstanist, tuleb Turkmenistanist, tuleb loomulikult Ukrainast, Valgevenest, Venemaalt, slaavikeelsetest riikidest. Ja see on siis lisa nendele, kes meil siin on juba viimase 3-4 aasta jooksul Ukraina sõja jooksul tulnud, kui Eestisse saabus üle 100 000 inimese. Kõik nad ei ole siia jäänud, aga tänased andmed Siseministeerium ise kinnitab, on umbes 65 000 on lisandunud. Ja ajutine tööjõud, mis meil edasi-tagasi tiksub, mis üldse selles arvestuses sees ei ole. Ja see omakorda oli siis lisandus sellele, mis meil oli varasematest aastatest ja aastakümnetest. Et toimub praegu intensiivne massiline Eesti venestamine. Selle jaoks, et Eesti 200 ja Reformierakonna lobistid ja rahastajad saaksid natukene odavamat palgata inimesi, saaksid eestlased lahti lasta, ära koondada ja asemele võtta siis kuskilt slaaviriikidest tulnud inimesed, kes on nõus väiksema palgaga. See on see protsess, mida meile siin tehakse. Ja loomulikult ei astu meile siia pulti ja ei hakka meile rääkima sellest, kuidas me likvideerime Eesti rahvusriiki, teeme Eesti inimesi vaesemaks selle jaoks, et mõned meie rahastajad saaksid suurema kasumi. Mis asi on odav tööjõu efekt igale ühiskonnale, kus seda tehtud on? See on rikkuse ümberjagamine ühiskonna sees. Võetakse töövõtjalt, kohapealselt töövõtjalt, Eesti inimene, kes on palgatöötaja, temalt võetakse rikkust vähemaks ja jagatakse ülespoole ehk suurettevõtjale.
See on tegelikult odav tööjõumehhanism igas ühiskonnas ja mitte ükski arenenud lääne ühiskond ei vaja massilist tööjõu sissevedu, mitte ükski. Ja see on massiline tööjõu sissevedu, ükskõik mida meile minister räägib. Ja see ei ole ajutine, ükskõik mida meile minister siin valetab. Ja see ei too meile raha juurde, ükskõik mida meile siin mingid tabelid näitavad. Nii et meie erakond teeb loomulikult ettepaneku see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.